Hea koolipere ja kogukonna liige. Ilusat sünnipäeva, sest just selline päev täna on. Liigume uude aastasse ja tähistame Saku Gümnaasiumi 91. sünnipäeva. Olen uhke meie kooli inimeste ja kestvate traditsioonide üle, mis aitavad meil hoida seda, mis on Saku Gümnaasiumis ja kogukonnas alati hoidmist väärt. Ning vaadata ka koos tulevikku. Saku Gümnaasium on tugev ja rikas kogukonnakool. Kogukonna süda, mille tervise eest saame kõik koos hoolitseda. Sina õpilasena, sina õpetajana, sina lapsevanemana ja sina armas koolipidaja ikka meie eest hoolt kandes. Seepärast kutsun tänasel pidupäeval meid kõiki üles sellele, et mõtleksime, mida mina saan oma kooli heaks veel teha. Alati ei peagi see olema midagi suurt. Kutsun üles rohkem märkama ja tunnustama. Kutsun üles hoidma seda, mis on hoidmist ja hoolimist väärt. Ja kutsun pakkuma välja uuendamist vajavat. Seejuures ei pea märkamine alati just, nagu ma ütlesin, tähendama midagi eriliti suurt. Rõõmus ja motiveeritud kool algab tihtipeale avatud suhtlemisest ja toetavast suhtumisest. Seega, kui näed abivajajat, siis tunne huvi, mis abi ta vajab ja võimalusel aita. Kui näed midagi tunnustamist väärt, siis palun ütle talle, sa olid äge. On tore, et sul läheb hästi. Ja kui näed kedagi rõõmustamas, siis rõõmusta temaga koos. Loome koos Saku Gümnaasiumis vajalikku ühtsustunnet ja koolirõõmu. Ilusat sünnipäeva! Tere! Mina olen siin üks vanemaid õpetajaid Saku koolis ja sellepärast mäletan päris kaua aega tagasi ja tuleb meelde kohe üks niisugune üritus, mis oli praeguste laste vanematega. Et me pidime minema suusamatkale talvel telgiga. Ja siis oli 2-päevane matk oli mõeldud. Ärkasin hommikul üles, vaatsin akna taga kraadiklaasi, 30 kraadi oli külma. Mõtlesin, et ma käin igaks juhuks raudteejaamas ära, pidin minema Aegviitu ja sealt Jänedale sõitma. Käin raudteejaamas ära, vaatan, äkki keegi on kohale ka tulnud. Nii, läksin raudteejaama, kõik olid kohale tulnud. Siis me läksime rongi peale, sõitsime Nelijärvele ja siis hakkasime sealt Jänedale sõitma. Sõitsime Jänedale. Käisime seal mingis muuseumis veel, siis sõitsime tagasi ja panime kuskile Aegviidu lähedale telgi üles ja siis me seal 30-kraadises külmas tegime väliööbimist. Ahjuga telk oli meil kaasas. Et see oli selles mõttes niisugune äge üritus, et kõik olid nagu kohale tulnud ja keegi külma ei kartnud. Ja ära ka keegi ei külmunud. Ainuke asi oli see, et selgus, et Eesti metsades ei ole jala peal kuivanud puid, millega ahju kütta. Ja siis nad käisid kuskilt taluriidast otsimas neid puid, millega tuld läita. Et see oli selline äge üritus. Võib-olla need, kes ka osalised on, nendele võib-olla tuleb meelde. Sakus töötades on mulle kõige rohkem meelde jäänud erinevad üritused. Et just sellised üritused, mis on toimunud õppetöö väliselt. Näiteks eelmisel aastal toimus üle pika aja kevadpall. Gümnaasiumi õpilased said siis näidata oma toredat tantsuoskust. Samas olid väga ägedad esinejad ning lustide koos õpilastega said ka õpetajad. Ehk siis ma väga loodan, et see traditsioon jätkub ja sellest toredast üritusest saavad osa väga paljud õpilased, aga kindlasti ootan siis enne kõike ka arvukamat õpetajate osalust. Kõigepealt ilmselt tuleb meelde see kohe peale selle pärast restaureerimist ehitatud maja avamise järgselt, kui meil oli Päästeameti õppus. Siis meil toodi siia politseiautod ja miilitsaautod ja siis nagu ikka TOS pandi kuskile koridori ja juhtus niimoodi, et meil oli siis
teisel korrusel taganurgas tund ja toss oli meie ukse taga. Avasid ukse, said aru, et põleb, panid ukse kinni, tõmbasid näo pealt põlenud naha maha ja kindlustusid klassis. Ja siis mälestus on sellest, kuidas tõesti saimegi terve klassiga akna kaudu evakueeruda. Tuledagi auto tuli akna alla, tõmmati redel ülesse ja siis kõik läksid algul lapsed ja kõige lõppu siis mina ka õpetajana. No siis ma ei olnud selline ümmargune nagu praegu. Sain natukene ronida. Mina olen Kaila, olen siin Saku gümnaasiumis juba töötanud aastaid ja eks neid lugusid juhtub siin, võib öelda, iga päev. Aga üks naljakamaid, mis mulle meenub, tuli minu juurde ükskord kooli koristaja ja ütleb, et issand jumal, mis nüüd on juhtunud. Mina lähen klassi, saapajäljed on laes. No kus see nüüd kõlbab? Kuidas nad sinna sattusid? No kuidas nad sattusid? Minul on oma variant ja neid variante on palju, aga jäägu see ka mõistatuseks, kuidas need saapajäljed sattusid lakke. Palju õnne sulle, palju õnne sulle, palju õnne, kallis Saku kool, palju õnne sulle. Minul on väga hästi meeles, kui ma tulin Saku gümnaasiumisse tööle, see oli täpselt 8 aastat tagasi. Ja ma tulin tööle uude korpusesse ja mul on meeles selle maja uus lõhn, et seal oli kõik uus ja suhteliselt klass oli ka lage, et kõik oli ilus ja puhas, aga klass oli tõesti väga tühi, et olidki ainult lauad ja toolid ja klaver tuli ka natukene hiljem. Ja see siuke lage, kuid samas nagu väga rõõmus tunne on väga hästi meeles. Ja teine selline oluline hetk, või mis mul hästi meeles on, kui ma paar aastat peale seda sain omale klassi, ma sain klassijuhatajaks, ma olen kunagi olnud klassijuhataja. Ja kohe esimese üritusena septembris suhteliselt me läksime rattamatkale ja mul on väga meeles see tunne, kui seal uue korpuse ees oli kõik see rataste rivi, kõik see 25 õpilast rataste seljas, kiivrid peas, valmis minema ja ma mäletan seda paanikatunnet, et kuhu ma lähen, kuhu ma nad viin, ma ei ole kunagi kellegagi kuskil käinud ja me käisime minu juures kodus ja seal juhtus ka igasuguseid toredaid asju, kes oli koerale allergiline ja kuidas neid vahukommid põletati ära ja aga see oli lõppkokkuvõttes hästi tore käik, aga ma mäletan ja, et ma olin väga mures ja ärev. Mulle meeldib minu esimene tööpäev koolis, koolimajas, koolis. Tulin siis tööle, siis helises tunnikell. Tunnikella lauluks oli koolikell, mis pani mu emotsioonid täielikult lakke. Kuna ma ise laulsin kunagi ka laulupeol laval seal, siis ma hakkasin nii meeletult nutma. Ja siis tuli meie Kai, küsib, et mis juhtus nii ehk mu näoga. Ma ütlesin, see laul on. Küsib, no mis sellest laulust rääksin, loo ära, ütleb Kai, et kuidas saad siin tööd edasi teha, kui sa hakkad iga tunni aeg nutma. Siis ma läksin sinna ühte kabinetti ja ma tõepoolest lihtsalt lahinal nutsin. Siis ma mõtlesin ennast kokku võtma. Kas töö või pillimine või lahkun töölt. Ja võtsin ennast kokku. Ja 10 aastat olen ennast kokku võtnud. Ja läks paar päeva mööda. Siin samas garderoobis tuli 5. klassi tüdruk minu juurde. Elisabeth oli ta nimi. Vaatab süütu näoga otsa mulle, ütleb, küsib mu käest, mis su nimi on? Mina ütlesin, minu nimi on Marika. Ei ole, siis sa oled meie Maša. Ja siiamaani mul ongi see nimi Maša, millega ma ise ka leppisin. Võt sellised lood. Tere armas koolipära! On kätte jõudnud Saku gümnaasiumi 91. sünnipäev ning ma soovin põhikooli õpilasünduse poolt koolile palju õnne. Seoses kooli sünnipäevaga tuleb kindlasti ka tänada meie kooli juhtkonda ja õpetajaid. Soovin tervele koolile head sünnipäeva jätku. Meie koolil on täna sünnipäev. Soovin õpilasesinduse poolt Saku gümnaasiumile, et kõik hea jääks kestma ning uus ja parem leiaks tee meieni. Palju õnne meile kõigile!